läbirääkimine hakkab eest. Helistad siis potentsiaalsele kliendile, võõrale, ja võõras on ju inimene, kes ei tea, et te veel sõbrad olete. et mul seega väga selline mõttelaad juba meeldib, et sa tegelikult helistad ju lihtsalt tavalisele inimesele, kes on ilmselt oma töös sama passionate, mis kirega teeb seda, kui sina enda tööd loodetavasti. Kui sa kuuled neid eisi, siis see on täpselt see sama koht, kus sul peaks minema tuluka põlema, aga miks ei? Ja küsidagi seda otse kliendilt, et kuna teil läheb müügiga näiteks kehvasti, räägime siin koolitustest, sa ütled, et ei soovi abi, aga miks? Ja üllatus, inimesed avanevad. Nende jaoks on mingi järjekordne müügikõne, aga järsku ta challenge'is mind, eks ole. Et mis mõttes, sa kahtled nagu minu sõnades, aga siit tekib diskussioon. Nüüd me saame päriselt rääkida ja nüüd me saame päriselt tagasisidet. Ja kui inimene tunneb, et tema sealt kõnest saab ka mingisugust väärtust, et sina oled ju selle turuekspert, eks ole, suure tõenäosusega, kui sa pakud talle midagi või pakud talle potentsiaalset lahendust, siis inimene hea meelega töötab suga uuesti koos, kui ta saab sellest kõnest ka midagi.